Tere tulemast Saatuseretta kanalile. Minu nimi on Maili Aurora ning ma tegelen esoteerilises ja vaimses valdkonnas suuremal ja vähemal määral juba 18 aastat. Ehk siis see teeb poole minu eluajast. Ja see on äge ja fantastiline, et nii palju käesoleval ajastul on inimesi, kes ka ise täiendavad ja õpivad, et rohkem näha, tajuda, tunnetada, arendavad oma võimeid, õpivad aastaid ja see minu meelest väga lahe, et me oleme jõudnud täna sellesse kohta. Mina ei ole olnud mitte kunagi mitte kellegi õpilane ja ma ei hakka selleks samuti mitte kunagi, sest mina olen sünnist saati olnud ise õpetaja rollis. Just nimelt ma olen sündinud kaasa antud talendi ja andega juba näha ja juba tajuda ilma selleta, et keegi peaks mind õpetama. Ning täpselt sel põhjusel on aastate jooksul 10 000 inimesed minu juurde leidnud, kes on saanud erineval viisil juhatust, abi ning nõustamist. Peamiselt ma tegelen kaartidega, ma tegelen energiatega, puhastustega ja ka erinevate rituaalidega. Pole olemas asja, mida ma ei näeks või ei tajuks. Loomulikult on energiate maailmas mingisugused limiidid ning ka mina otsustan ise, mida ma olen nõus inimesele jagama ja mida mitte. Ning seepärast olen ma seadnud kavatsuse, et minuni jõuaksid ainult need inimesed, kellele mul on midagi anda. Iseasi, kas ta oskab sellega vastu võtta. Kui sa tunned vajadust minuga ühendust võtta, siis tea, et kui sa seda päriselt ühel hetkel teed, siis ainult sel põhjusel, et sa oled määratud minuga ühendust võtma, sest sul on minu käest midagi kuulda. Kui sul seda tungi ei tule, siis ei ole mina sinu inimene sel korral. Nii et kui sa tunned, et sa soovid personaalset lähenemist, personaalset minuga kohtumist, siis selle videoinfokastist leiad sa võimalused minuga kontakti võtmiseks. Kõige lihtsam viis selleks on ühenduda läbi minu kodulehe www.mailiaurora.ee ja toimib ka vanalehekülg samal aadressil www.saatuserattas.ee. Mõlemad aadressid viivad ühte kohta. Alustame tänase kaartide juhatusega. No nii, täna leiame me vastuse küsimusele, mida toob suvi 2024. Salvestamise hetkel on juunikuu esimesed päevad. Nii et suvi on alles ees, võib-olla keegi juhtub seda vaatama alles suve keskel või suve lõpus. Igal juhul see lugemine on ka sulle, sa saadki panna kaardid ja jutu kokku, et kuidas see resoneerub ja mis on juba juhtunud ja mida võib-olla siis veel on oodata. Alustame grupi valikutest. See käib nii, et sina paned proovile enda intuitsiooni ja sina valid 4 grupi vahel ühe grupi ja saad kuulata siis sellest grupist ühte sõnumit, mis on küllaltki 10 võib-olla rohkem minutit pikk. Ja vaadata ja tunnetada, mis see suvi sulle siis toob. Pane tähele, tegemist on üldise lugemisega. Võta siit kaasa see, mis sa tunned, et jah, see võiks sinuga kokku käia. Ja kui sa tahad ikkagi personaalset lugemist, siis see on teine teema. Selle lepime kokku juba personaalselt. Alustame esimesest grupist. Ma näitan sulle kõigepealt neid pilte ükshaaval, hästi lähedalt. Ja sa saad neid vaadata ka üksteise kõrval. Kõigepealt siis grupp number 1. See on siis sinu grupp ja grupi pilt. Kui sa tunned, et see pilt sind kõnetab, siis on grupp number 1 sinu jaoks. Grupp number 2. Selline pilt on grupile number 2. Kui sa tunned väga suurt lähedust selle pildiga, siis number 2 grupp on sinu jaoks. See on grupp number 3. Grupp number 3. Kui see sind kõnetab, siis on see sinu grupp täna. Ning viimane, grupp number 4. Kui sa tunned, et see pilt sind kõnetab, siis ehk grupp number 4 on täna sinu jaoks. Nüüd sa kohe näed ka neid kõiki grupi pilte üksteise ees pildi peal
sa võid panna video hetkeks pausi peale, tunnetada veel kord, et kas esmane valik kinnitab ennast ning kui sina oled enda valiku ära teinud, siis selle video infokastis on olemas ajatemplid 1, 2, 3 ja 4. Ja kui sa vajutad sellele ajatemplile peale, mis on sinu grupi numbri taga, siis sa saad kuulata videot just nimelt selle õige koha pealt, kus siis selle grupi lugemine algab. Aitäh, et sa oled olemas. Ma soovin sulle ilusat suve. Tere tulemast, grupp number 1. See on sinu kaardi lugemine. Ma olen kõik sulle segatud kaardid siia lauale laotanud ning saame üheskoos vaadata, mis on siis sulle tulemas. Me vaatame kõigepealt, et mis on sulle tulemas siin suvel üldiselt, mida näitavad ohud, mida näitavad võimalused. Ja siis me vaatame ka palju erinevaid oraklikaarte, mida nemad sulle selleks suveks räägivad. Ja muidugi vaatame ka üle suhete poole, et mis siit siis täpsemalt välja tuleb. Sa võid selle video kommentaaridesse ka teada anda, kuidas sulle see video meeldis, kaua sa mind juba jälgid, kas sa oled minu juures kunagi käinud. Ja võid loomulikult absoluutselt ükskõik mida siia kommentaaridesse kirjutada, mul on igasuguse tagasiside eest alati väga-väga hea meel. Kuid alustame siis üldiste energiatega. Et siin siis on sulle võetud tarokaardid. Kõigepealt on näha siin siis seda, et sellel suvel võivad sul asjad toimuda üsna kiiresti. Ja on näha seda, et sul on justkui nagu määratud palju kas sellist liikumist või palju tegevust. Ja et võimalik, et midagi ei pea väga kaua ootama, et midagi võib sinuni väga kiiresti jõuda. Ja välistatud ei ole ka siin koduga seotud muutus või mingit sorti siis reisimine. Samamoodi on siin näha seda, et just sellist nagu uut energiat on sulle siin ja uuendused, selline nagu pöördumine, et selle suve jooksul midagi muutub, midagi saab teistsugusemaks. Ja ma näen ka seda, et kui mingi väljakutse sul siin võib-olla nagu on, et sa saad hakkama, et see kaart räägib sulle, et sa saad hakkama ja et sa teed midagi ära. Ja ta loob sellist uuendust sulle siia ja et siin on ka rajamise energiat palju ja tegelikult mitu kaarti räägivad siin reisimisest, et võib-olla ka mingi puhkamine või reisimise vajalikkus. Nüüd, mis tuleb välja ohtudena? Niisugune tunne on grupp number 1, et ohud siin sul sellel suvel. Et ei lähe nagu ka kõik väga lihtsalt ja väga kergelt. Et ta näitab sulle nagu olulist väljakutset. Võimalik on siin mingisugune kaotus. Sest 2 kaarti, mõlemad ohukaardid räägivad sulle kaotust, kas kellegi kaotus või millegi kaotus, et keegi lahkub sinu elust. Või on seotud see mingisuguste piirangutega, midagi läheb valesti, et ta näitab mulle siin takistusi millegi osas. Samuti näitab siia suve peale, et sa nagu otsid mingit vastust ja otsid mingit tõde ja otsid nagu otsingul olemine. Ja sul on tulemas nagu ka oluline õppetund, mul on niisugune tunne, grupp number 1. Miski saab läbi, aga ma näen, et sul algab täiesti nagu ka uus selline energia ja uus algus üldse siin elus tegelikult. Ja ta ütlebki, et on aeg jätta midagi selja taha, on aeg jätta midagi oma minevikku, et midagi on sellist sinu elus, mis ei ole üldse sinna vajalik. Ja sa pead olema rohkem enesekindlam, sa pead olema rohkem julgem, sa pead rohkem ütlema jah sellele, mida sa tõeliselt tahad. Sest näib nagu sa oleksid mingis nõiaringis vahepeal ja käid ringiratast, jooksed peaga vastu seina. Kui on mingi konflikt ka tulemas, näitab, et ei ole lahendust või ei ole kompromissi või ei ole selle jaoks nagu õige aeg. Et seda näitab sulle siin tugevalt. Nüüd võimalustena ma näen kaardi järgi, et midagi nagu täitub. Mingisugune selline võimalikkus on siin, eks ole.
samuti uut energiat, et siin ei ole nii, et nüüd oht on see, mis seda suve nagu kokku võtab, vaid pigem on siin ka väga head võimalused ja ma näen mingisuguste plaanide elluviimist ja sellist nagu eduenergiat. Võimalik, et osad, kes valisid grupi number 1, et siin on ka oluline aeg kuidagi tööalaselt, sest siia tuleb materiaalsust, siia tuleb edu, ideid ja mingisugust raha nagu. Ja ma näen ikkagi, et sul on võimalus nagu luua siin selle suve jooksul üleüldiselt endale sellist head vundamenti ja millegi jaoks just nüüd praegu selle suve jooksul on nagu õige aeg, et kaart ütleb, et grupp number 1 õige aeg on ja rahavood ja energiat nagu hakkavad liikuma sul kuidagi teistmoodi ja võimalik, et siin tuleb selline tugev, selline tasakaalustamine miskis osas sulle selle suve jooksul. Ja ei ole välistatud, et sulle tuleb siin ka mingi oluline sõnum või teade suvekuudel. Igal juhul sellist inspireerivat energiat on täis kõik see võimaluste teema siin sulle. Aga vaatame edasi nüüd üldse, mida räägivad oraaklikaardid ja mis suhetes ja armastuses tulemas on. No nii. Need oraaklikaardid on sulle väga huvitavad. Alustame täiesti nagu alguses siit. Kaamera on ilmselt minust natuke kaugel, et kui ma kaarti näitan, siis ta vist hetkel väga lähedal ei näita. Kuid ma näen, et sa nagu oled minemas võib-olla ka niisugust teed pidi, mis on sinu jaoks tundmatu. Et siin on justkui nagu selline avastamine, et ma ei tea, kas see on minu jaoks või selline nagu kahtlus, aga pigem ütlevadki kaardid, et sa usuksid ja usaldaksid sellist nagu kõrgemat missiooni, kõrgemat väge. Ja võimalik ka, et selline täiskuu periood võib olla sinu jaoks kuidagi oluline, et sa vaata järgi need täiskuu ajad, et kuna need täpselt siin suve alguses on ja mis on nii huvitav, kui ma neid kaarte siia laotasin ja vaatasin, et mis sulle siis nagu tulnud on ka, on ju. Ma ikkagi nõjatan ennast ettepoole. 3 erinevast oraakli kaardipakist tuli kõigepealt uus algus, eks ole. Järgmisest kaardipakist uued algused. Ja siis siin vahepeal tuli üks teine kaart ja siis tuli jälle New beginnings, uued algused, nii et grupp number 1. Mis iganes sul siin nüüd suvel siis toimub, on ju, on siin nagu kolmekordselt igati nagu uued algused sulle. Ja midagi rõõmsat, et see uus algus ei tähenda nagu sellist nagu raskust, et sest ma näen nagu, et selline õnnelik edasi liikumine. Ja kuidagi kas koduga seotud muutus, mingisugune, kas kodu või midagi muud, mis on sarnane koduga, on liikumises, mis kannab nagu kodu ja kodusoojuse energiat igal juhul. Ja ma tunnen, et see on väga lähedal ja võib-olla see protsess on juba tõesti isegi alanud ja ma näen sellist nagu harmooniat ja head energiat sulle tõesti. Sa oled minemas ühest kohast teise. Sa oled nagu seda silda ületamas ja ma näen, et on aeg nagu mingite laadi ka tervenemiseks, ühenduseks millegi või kellegagi. Vabastad midagi hästi tugevalt. Võimalik, et sul tekib siin selline nagu olukord, kus sa ei suuda või sa ei taha nagu otsustada või selline, miks ma pean seda tegema või tahaks üldse teeselda, et pole probleemi või midagi ignoreerida nagu tahad. Ja võidki tunda, et ongi nagu nii ja naa ja ma ei teagi, kuidas on. Igal juhul, kui sa millelegi sellel suvel või on sul juba praegu mingi oluline küsimus, millele sa tahad saada vastust, eks. Et siis see vastus on tegelikult, et ole enesekindel ja sa saad selle jahi või ei, olenevalt siis kumba sa eelistad, on ju. Mis ma veel näen? Sul on mingi teema siin ikkagi nagu öötundide ja võib-olla täiskuuga. Hästi oluline on jääda sul selliseks nagu haavatavaks, aga siin on sulle nagu tulemas ka mingisugune salapära või mingisugune saladus
mis nagu kas avaneb või tuleb välja kuidagi. Loodusega ja lilledega on siin nagu ka mingi ilus aeg ja ta näitab isegi sellist nagu, kas see on nüüd august või rohkem ka siin natuke sügise poole näitab. Mitu korda tuleb sulle tegelikult leina energiat siia sisse. Et grupp number 1, midagi nagu on su elust ära minemas. Hästi palju nagu soovitab kaart sulle jääda positiivseks, mõtte ilusaid, positiivseid mõtteid. Mida rohkem sa oled õnnelik, seda rohkem õnnelikke olukordi sulle, eks ole, tuleb. Ta näitab sulle loomingulisust siia. Sulle saadetakse kõrgemalt poolt nagu mingi kinnitus millegi osas. Kaart ütleb, et sa pead tegema seda, mida sa armastad, et kuhu sa oma aega paned. Ja ta näitab karjääri või rahavoo kasvu jällegi. Ja kuidas see on nagu tiimitöö energia või mingi kollektiivne hea energia näitab siia. Sul on ajaga imelik lugu. Mul on tunne, et ajatemplit sinu elus väga ei toimi või midagi on siin ajaga nagu lahti. Grupp number 1. Keegi mõjutab sind tugevalt. Keegi nagu tahaks sellele inimesele väga huvitav mingit teadet edasi anda. Keegi vaatab su üle. Keegi nagu otsiks sind kõikjalt. Keegi nagu mõtleks ja tunneks, et tal on valus. Ta vajab tervenemist. Ma ei räägi sinust. Keegi, kes sind teab. Vaatame, mis need kaardid siin veel räägivad. Sulle kuulub siia ellu selline armastuse lugu, mis on nagu täiesti yin ja yang. Et selline väga harmooniline. Sa peaksid kellelegi, kes on sinu jaoks oluline. Võib-olla ta on romantiline partner, võib-olla ta on sõber, aga keegi oluline, et sa pead nagu kellegi heaks midagi tegema või kuidagi kedagi toetama või aitama. Näitab ka seda, et huvitav, tuleb nagu tõeliste tunnete kaarteks, siis tuleb, et aeg, kus ollakse lahus, kas vaimselt või füüsiliselt, lahus olemine, keegi on kaugel, kaob ära, teadmatus, mõtted kellestki, kes on võib-olla juba edasi liikunud, et siin on nii selline huvitav energia ja tuleb nagu mitmest kohast seda sulle, et ta ei räägi nagu ainult ühest inimesest. Keegi nagu tahaks sulle öelda, et vaata nüüd sügavale südamesse ja sa tunned minu tõelisi tundeid ja sa tunned, kuidas ma sind tegelikult nagu armastan. Keegi armastab sind väga ja mul on niisugune tunne, et siin on tegemist 2 isikuga, üks, kes sind väga siiralt armastab ja teine, kes kannab maski või on kadunud või on läinud või kes teab, mis iganes temaga on juhtunud. Keegi, kes ei näita oma tõelisi tundeid ja keegi, kes sind täiesti isetult armastab. Mina ei tea, miks see nüüd nii siis siit välja tuli grupp number 1. Ajute siis pidi tulema. Ja siis soovituskaardina on sulle veel tulnud, et ole teistsugune ja julge olla teistsugune, et kõik on sinu jaoks võimalik. Tee vigu, loo, eksi, tee uuesti vigu. Kõik õnnestub, ära üldse muretse, ära üldse kahetse, mine edasi, tee, mis on tõeliselt omane sinu enda jaoks, ära pane kedagi teist tähele. Ainult see loeb, sest see on sinu elu, kullake, see on päriselt sinu elu ja sina pead tegema ainult seda, mis on sinu jaoks eriline, sinu jaoks hea, unusta kõik teised. No selline väge sõnum tegelikult sulle siia kaardi lugemise lõpuks. Aitäh, et sa oled olemas
kindlasti jälgi seda kanalit, vajuta kellukese märki, et sulle tuleks järgmine kord teada, kui uus video tuleb. Ole tubli ja naudi suve ja soovin sulle südamest, et kõik läheks sul väga-väga hästi. Tere tulemast grupp number 2. See on sinu lugemine. Vaatame siis, mida suveks sulle kaardid näitavad. Olen sulle võtnud siis oraklikaardid ja ka tarokaardid ja tarokaartidega me alustamegi ja me vaatame siis kõigepealt, milline on üldine energia sulle suveks, millised on suve ohud ning millised on siis võimalused sulle siin tulnud. No nii, kõigepealt on sulle siis näha seda, et midagi võib sulle tulla ootamatult, aga just nimelt väga heas võtmes ootamatult. Midagi, mida sa ei oska oodata, kui teeb sulle rõõmu, mis paneb su hinge helisema. Ma näen seda, et sa tegelikult ju oled millegi ootel. Kaart ütleb, et võib-olla kõigega ei ole ega pea üldse kiirustama praegu. Et tee enne kõik nii, et kõik oleks selge, paigas, mingi plaan oleks koostatud. Et sa ei astuks nagu mingisugustest asjadest üle, mida sa võib-olla tõesti siis võid teha kogemata, aga kaart ei soovita. Sa pead olema hästi pühendunud ja isegi kui sa tunned, et ei ole motivatsiooni, ei ole inspiratsiooni, siis sunni ennast kuidagi, et mida rohkem sa lähed selle voolu sisse, seda rohkem hakkab sulle seda energiat tulema. Ja mina näen, et sina, kullakene, oled kusagil täiesti õigel hetkel, õigel ajal, õiges kohas sellel suvel. Ja sa jõuad kuhugi. Ma ütlen, et see on selline õnne, õigluse ja tähistamise kaart. Miski jõuab sinuni. Osadel juhtudel on tugevad armastuse nooled siin, mis on seotud võib-olla abielu või kodu loomisega või millegiga sellisega. Igal juhul ma näen tähistamise energiat sulle ja et sa seod mingid asjad kokku, mis on olnud lahtised või poolikud või mis iganes moel ripakil. Nüüd ohtudena ma näen sulle seda, et võimalik, et kui sa ootad kellegi tuge, kellegi toetust, kellegi abi, siis sa ei saa seda. Sa pead kõigega ise hakkama saama. Ei ole nii, et keegi tuleb ja aitab sind, ma ei tea, üle millestki või jõuda kuhugi. Sa pead võtma selle kadalipu ja selle tee kõik ise üksi ette ja kõik selle lihtsalt ära tegema. Võimalik, et siin ohuna näitabki seda, et sa oled kinnine, sa ei näita nagu välja ka ja mul on tunne, et endel hetkedel, võib-olla kui sa oled nagu vihjanud, et sa vajad abi või oled küsinud abi, siis tegelikult inimesed ei saa aru, et kui raske võib-olla sul on olnud nagu jõuda sinna punkti, et üldse ma küsin või vihjan sellele, et kuule, mul oleks midagi vaja, on ju, et äkki sa aitad. Ja sa oledki pettunud mingites asjades ja tead, sa oledki klammerdunud sellesse, et ei, ma saan siis ise hakkama, et tead, ärge üldse mõelge minu peale. Karmalised olukorrad võivad sulle tulla, mis võivad, kuna nad on ohuna siin sulle tulnud, et siis see ikkagi näitab seda, et võib sind miskiga naksata nagu tagumikust. Ja võimalik, et ka midagi niisugust, mida ei saa ignoreerida, mida ei saa nii lihtsalt nagu selja taha jätta ja uuesti alustada, et võib-olla ka keegi tuleb tagasi nagu õrritama või mida iganes ta teeb, aga mul on tunne, et sul on ka kellegi teisega mingi karma lõpetamata ja võib-olla on tema hoopis ohtlik ja selles mõttes ohtlik, et tuleb tema paika panna siin ära selle suve aja jooksul. Ta näitab seda, et sul on probleem millegi uskumise või usaldamisega ja võimalik, et kõikidest asjadest ei saa tagasi ja millegi osas sulle võib tekkida hirm, aga võta kullake nagu teadmiseks see, et ohuna hirm ja kartus ja kõik need sarnased energiat ju tähendavad ainult seda, et oht on ju millegi ületamine, et jah, mul on selleks oht, jah, see võibki nii olla, jah, kõik võibki olla mitte nii, nagu ma hetkel tahan. Aga mis siis? Ma saan kõike pöörata, ma saan kõike muuta ja just nimelt, kui ma hakkan vaatama sinu võimalusi, siis on jälle see tähistamine, jälle selline, ma ei tea, kuhu sa oled minemas, võib-olla sa oled üldse introvert ja mõtled, et kuhu see Maili nüüd mõtleb, et ma lähen, aga
sotsiaalsed sellised tegevused, koosviibimised, kellegagi tutvumine. ma näen ka naisterahvast või naisterahvaid, kes kuidagi panevad sind nagu elama ja ma näen, et sõprussuhted on olulised ja kuidagi uut algust, võib-olla kusagil kellelgi sünnib uus beebi, uus projekt, uus midagi. Võib-olla sul endal sünnib uus projekt või beebi on ju selles mõttes. Kuid igal juhul ja osadel juhtudel ma ei saa välistada, et kas sa oled oma eluarmastust juba kohanud või on ta nii lähedal sulle, sellepärast et mina näen, et grupi number 2 kaartidesse on kirjutatud armastust oi-oi kui palju, aga siin on näha ka seda, et võimalik, et sul on mingi kummitus praegu kaasas, kellega sa koos ei peaks olema või siis kummitab sind kusagil minevikust keegi. Igal juhul, mida rohkem sa oled asjad ise kontrolli all väga hästi, seda paremini sul kõik läheb. Sa pead näitama ennast tugevana. Naera teised välja kui vaja. Sa hoia kõike kontrolli all. Kasuta võimalusi ära, ole oportunist kui vaja. Aga mul ongi tunne, et sa haara nagu härjal sarvist ja hakka tegutsema. Mis imed sa nüüd ootad, et meil on varsti pool aastat läbi ja kui sa mõtled, et ikka pole midagi muutunud, et äkki ma lugesin sealt kusagilt aasta algusest, et pidi mul nagu aasta hea tulema, aga näed, ei ole nagu midagi muutunud, siis ma ütlen sulle, sa aja oma jalad ise oma selle alt välja ja hakka tegutsema ja rohkem motivatsiooni ja rohkem energiat ja sul läheb fantastiliselt, ma olen täiesti kindel. Järgmisena vaatame, mida siis räägivad oraaklikaardid sulle ka ja siin ma näen seda, et sa pead leidma sellise rahu ja vaikuse enda sees. Siin on tulnud meditatsioonikaart küll, aga kas see nüüd tähendab üks-ühele seda või pigem nagu just sellist nagu tasakaalupunkti leidmist milleski. Ja ütleb ka seda, et sinu unistused vajavad praegu väga olulist sellist nagu praktilist plaani, et sa pead nagu selle plaani ja kava tegema, on ju, et sa pead olema hästi ambitsioonikas ja sul on näha, et sul on tulemas küllust. Kaart ütleb, et ole valmis saabuvaks külluseks ja et sa vabaneksid mõtetest, mis sinu küllust tegelikult võivad blokeerida. Ja et seda jagub sulle ja et isegi väga ilus inglikaart on sulle tulnud, mis ütleb, et uued sellised nagu kogemused, vaimsed kui ka füüsilised, erinevad sellised kogemused on tulemas, mis muudavad sinu maailma, sinu vaate välja isegi ja et kuidagi sinu nagu hingelistel annetel lubatakse särada ja avaneda veelgi rohkem. Et sa pead veel midagi õppima ja isegi kaart ütleb, et palu ja palveta. Ükskõik kellesse sa usud. Kui sa selle kanali oled leidnud, siis tõenäoliselt sa usud ju ikkagi mingisugustesse kõrgematesse jõududesse ka. Ütleme, et see on Jumal. Siis palun palveta. Palu seda, mida sa soovid. Ja sul on tulnud ingli sõdalase kaart, mis ütleb, et sa oled kaitstud tohutult kõrgemalt poolt. Et ülevalt inglid ja need jõud näevad sind ja nad hoiavad sind. Ära karda. Ütleme isegi kui midagi tuleb sinu suunas, mis nagu tundub nagu raketina, mis tahab sul haiget teha, siis ei, sa võta see nagu kirg ja ütleb, et sa pead tegutsema, et maailm on nagu sinu ees valla. Võimalik, et siin ka sulle number 2 grupp tuleb mingi reisimise teema lähimas tulevikus ja et sa oled teinud tegelikult midagi väga hästi oma elus ja oled millegi nimel elus vaeva näinud ja seda on näha ja sa oled nagu teel millegi parema suunas ja kui sul on tekkinud küsimus, mingi oluline küsimus, et millele sa tahad jah vastust saada, siis mul on tunne, et sulle tuleb jah vastus. Topelt koguses näitab seda, et nagu kõrgemalt poolt oleks sulle midagi tulemas ja keegi soovib sulle saata midagi. Sa pead hästi vastutustundlik olema.
ja selline nagu armastuse kingitus nagu tuleb, et anna armastust välja ja võta armastust vastu hästi nagu siis heas usus. Sa pead oma unistuste poole püüdlema. Tunne, et sinu unistused on õnnistatud, ära usu vähemat. Ja ma tean, et sul on veel unistusi, ükskõik kui noor või vana sa oled, siis unistusi jagub alati. Sul on tulemas selline nagu võnge, tugev võnge, grupp number 2. Ja sa pead kuidagi nagu, inglise keeles on see nagu leap of faith, kuidas seda eesti keeles öeldakse, nagu uskuma uskumatusse. Ma ei tea otsetõlget selles. Ja et sinu teekond on nagu selge. Sinu teekond on selge, kaart ütleb. Ja koostööd näitab sulle, ta näitab sulle jälle siia tugevaid andeid millekski. Järjepidevus, enesekontroll, et need peavad olema tugevad ja siis karjäär võtab sul sihukesed tuurid ülesse. Just see külluse kanal nagu. Ja näitab nagu jumalik nagu meesenergia, mida see nüüd tähendab? Kui sa oled naine, siis võib-olla sa pead mingit meesenergiat endast liigutama ja sihukese poweriga nagu midagi panema. Või siis tähendab see hoopis seda, et mingi meesterahvas siis mängib olulist rolli. Sa pead mingid haavad tervendama, hakka neid tervendama 8 nädala pärast. Või esimese 8 kuu jooksul võib midagi suurt sulle juhtuda. Ja näitab ka kedagi skorpioni tähemärgist osadele teist. Või siis kuupäeva vahemikku 24. oktoober kuni 22. november. Nüüd, mis siin nagu suhete ja see kaardid räägivad? Näitab, et kellegagi koos aja veetmist. Kuula ja räägi teineteisega. Mine kaasa sellise kosmilise nagu lainega, kaart ütleb sulle siin, et mine vooluga kaasa, kuula enda intuitsiooni, usalda, et sinu intuitsioon teab, mis on sinu jaoks õige ja võib-olla mida on loogika vastane. Et mingi vastus suhetes ja armastuses, et see vastus tegelikult on sinu enda sees juba olemas. Ta ütleb, et sinul on lõputult tegelikult nagu võimalusi. Et ära arva, et see, kus sa oled praegu või see, kuidas on asjad, et see ongi nagu kõik või ei saaks minna nagu paremini. Oi, saab veel tugevalt paremini minna ja kuidagi mul on tunne, et ma usalda, nagu lihtsalt usalda natuke aega ja usalda elu. Mul on tunne, et sul on tulemas mingisugune teade. Keegi mõtleb väga palju sinu peale. Ja kuna see on suveennustus, siis kas ta mõtleb juba täna su peale või siis siin selle suve jooksul keegi väga nagu nii südamest mõtleb su peale. Ja nagu armastus või mingi armumise tunne nagu paneb teda elama ja põlema või keegi tõesti nagu väga tunneb seda armastust. Nüüd, siin võib olla nagu mingi jama kellegagi, kellega sul on suhe läbi saanud või läbi saamas. Igal juhul ta näitab kasvu ja transformatsiooni selle vundamendi pinnalt, mida jäetakse maha. Näitab sulle ka kavalat naist, võib-olla kavalat meest, kes on siukene nagu ussitab natuke siin kõrval midagi millegi pärast. Enesearmastuses, mida rohkem sa ennast armastad, seda fantastilisemad asjad sinuga juhtuma hakkavad, et armasta ennast hästi palju ja tunne, et sinu hing on nagu alati noor ja särav ja õrn ja elujõuline. Vahet pole, kui vana sa oled. Ja keegi tänu sulle muutub paremaks inimeseks siin selles maailmas ja keegi väga igatseb sind ja tahab sind uuesti näha või sind uuesti kogeda või tunda jälle nii, nagu ta kunagi tundis. Niisugused kaardid sulle, grupp number 2. Väga vahva sõnum sulle ja aitäh, et sa oled olemas, aitäh, et sa oled selle kanali leidnud ja kindlasti jälgi mind edasi ja kui sa veel ei ole seda kellukese märki siin vajutanud, siis kindlasti sa võid seda teha, sellepärast et siis järgmine kord sa saad juba teavituse ka enda telefoni, kui uus video on tulemas. Ole tubli ja fantastilist suve sulle! Tere tulemast, grupp number 3. See on sinu kaardide juhatus suveks 2024.
vaatame siis üheskoos, mida kaardid sulle räägivad. Kõigepealt võtsin sulle siis tarokaartidega üldise energia ja siin on siis näha, millised on ka ohud ja millised on ka võimalused sulle grupp number 3 selleks suveks. Kõigepealt on näha seda, et sul on tulemas siin justkui mingisuguse tsükli lõpp või mingisuguse perioodi lõpp. Mul on niisugune tunne, et sulle võib osaks saada mingisugune raskem või keerulisem olukord siin nüüd selle suve jooksul. Ta näitab ka seda, et mingisuguses elu osas on hästi oluline sulle muutus, mingisuguse muutuse loomine. Mul on niisugune tunne, et sa pead justkui mugavustsoonist välja astuma, olema hästi julge. Ta näitab sulle uue teekonna algust, väga huvitavad kaardid on sulle tulnud. Sulle tuli siis surmakaart ja keisrinna kõrvuti, ehk siis see ongi millegi lõpp ja uus algus on nende 2 kaardi peamised märksõnad. Loomulikult keisrinna kaart kannab väga tugevat sellist nagu loovat ja naisenergiat endaga kaasas. Nii et võimalik, et kas siis sina ise naisena, kui sa oled naisterahvas, kes seda gruppi kuulab, või siis keegi teine naisterahvas mängib siis ka olulist rolli siin sellel suvel. Ja võimalik, et ka pead nagu olema hästi selline empaatiline või nagu see mängib olulist rolli. Ja mul on niisugune tunne ka, et siin on nagu jah, ikkagi see mingi ohverdus tuleb sellest mõlemast kaardist välja tegelikult. Siin on nagu ka päevakorras mingil hetkel selline nagu millegist ülesaamine, andestamise protsess justkui tuleb välja. Ja ikkagi nagu millegi seljatamine, millegi minevikku jätmine siis on nende 2 kaardiga kaasas käiv energia. Nüüd ohukaartidena on tulnud sulle siis ka siin 2 kaarti ja mul on niisugune tunne, et siin olulist rolli hakkab mängima armastus ja keegi konkreetne inimene või vähemalt mingisugused armastuse energiat on siin hästi nagu suured, aga kuna ta tuleb nagu just nimelt ohuna välja, siis mul on selline tunne, et siin saab olema üks armastuse elualane õppetund sulle sellel siin suvel, et sa võid kas saada mingisuguse ei vastuse kelleltki või lihtsalt nagu käid kellegagi mingit nagu keerulist protsessi või teekonda läbi. Võib olla ka see, et sa nagu ootad midagi, ootad mingit ettepanekut või ootad mingit kutset või ootad midagi, mis iganes sinuga resoneerub, aga seda nagu ei tule või asjad viibivad. Suutmatus võib-olla ka kusagilt mingist punktist või kellestki edasi liikuda. Ta näitab seda, et millegi jaoks ei ole praegu aeg käes, et see asi ei ole küps piisavalt. Mingisugustes elu osas ei pruugi ainult armastuse kohta nüüd praegu käia, aga ja, et mingi protsess ei ole praegu valmis, võimalik, et see on hoopis tööga seotud see, mis ma praegu räägin. Ja et nagu millegi ees on nagu punane tuli. Et rohelist tuld hetkel ei ole, et sellega ei tasu kaasa minna, ütleb kaart. Et praegu on oluline nagu mõelda mingit asja siin nagu pikemalt. Ja mul on niisugune tunne, et ei aita siin nagu loogiline mõtlemine sind. Selle asja lahendamises, mis siit nagu ohuna välja tuleb, et sa pead hästi nagu tunnetama, et mida nagu süda ütleb. Aga südames võib olla nagu sellist jahedust, külmust, et see sinu süda võib sind nagu segadusse ajada, et seda nagu on ka näha. Ja sa soovid nagu millelegi lahendust saada, aga sa ei saa seda lahendust ja kuidagi kõik on nagu keeruline, on nii ja on naa, et siis see siit tuleb nagu välja.
nüüd võimalustena näitab, et sa võid saada mingi olulise teate või tähtsa sellise signaali või sõnumi siin selle suve jooksul ja on ka näha siis, et sa võid nagu jagu saada või ületada mingisugust katsumust, et sa võtad midagi kergusega vastu. Ma näen, et sa nagu lahendad ära mingisuguse kas mõistatuse või mingisuguse olulise müsteeriumi, mis siis lahendamist sinu jaoks vajab ja tulevad välja siit ka mingisugused andmed, mingisugused andmed, materjalid, mis andmed need siis olla võivad, no tegemist on üldise lugemisega, ma ei saa päris täpselt seda öelda, kuna üldiste energiatega, kui ma teen üldist lugemist, siis ma ei saa võtta seda ju ühe inimese kohta. Ehk siis ma räägingi üldiselt. Kuid igal juhul kollektiivselt siis näitab grupile number 3 ikkagi nagu mingit verstaposti ja mingit muutust ja millegist nagu ikkagi nagu üle saamist. Ja mul on niisugune tunne ka veel, et sa saad nagu mingit õnnetunnet tunda, sellepärast, et siin on see kaart ütleb, et see kurvastus kaob, et see kurb meel, mis sinu sees on või sulle tuli, et see nagu uhutakse ära, et ära üldse muretse ja midagi, mis võib olla on olnud nagu ühepoolne, saab kahepoolseks, saab omavahel kokku ja mingi ühinemine millegiga või kellegagi. Nii, aga vaatame siis ka üle kõik need oraaklikardid, mis ma olen sulle võtnud. Et ma näen seda, et tegelikult sul võimalusi on ja võimalusi on täiesti nagu lõpmatult ja mulle näitab nagu, et sulle tuleb valikuid ja sulle tuleb võimalusi, et ära muretse seda, et sul oleks ainult üks tee või ainult üks võimalus, et ta näitab sulle siia selleks suveks mitut erinevat võimalust ja ta näitab, et sa saad millegi eest kas tunnustust või tasu või et miski, millesse sa oled palju energiat pannud või mingisugune niisugune raske töö või vaev, et see tasub ennast hästi ära. Näitab sulle võimalikku uut sõpra või siis olulist sõpra või midagi nagu, et sa vajad nagu kedagi sõpra. Et siin tuleb nagu mingi sõpradega teema sulle sisse ja et tema aitab sul nagu mingit unistust täita või kuidagi nagu kaasa sellele, siis näitab mulle koduga seotud muutust sulle ja või siis mingid koduteemad tulevad siin esile, millega siis ka siin suve jooksul sa tegeled. Nüüd ta näitab ka laste teemat. Laste teemat, kui sul ei ole lapsi, aga sa soovid, et siis on see sõnum ka sulle, et võimalik, et siin üks hing on valmis pannud tulemiseks ühel ilusal päeval sinu ellu. Või siis on siin mingi muu lastega seotud teema, laste saamine. Siis endiselt siin ka oraaklikardid räägivad andestamisest mulle ja millegi lahti laskmisest. Et sa pead fookuse hoidma hästi positiivsel energial, et selline, mis sind nagu tõstaks, kõrgendaks. Mul on tunne, et sa pead oma energia kuhugi teise kohta suunama just, kui oma sisemist jõudu rohkem kasutama, et võimalik, et siin on füüsilist, võimalik, et ka vaimset väsimust. Sa pead oma kavatsused seadma ja kui sa oma kavatsusi konkreetselt ja selgelt ei sea nii nagu tõeliselt kavatsus seatakse, siis sa ei jõuagi sinna, et sa pead nagu need kavatsused siin suve jooksul nagu tohutult suurelt nagu paika panema. Nüüd ma näen seda, et sa oled nagu kinni kuskil ja aheldatud millessegi. Perekonnateemad käivad läbi siit. Vaatasin, kaart soovitab grupile number 3 nüüd uurida lähemalt oma perekonna ajalugu. Võimalik, et siin on mingi perekonnast juba tulnud mingid mustrid ja võib-olla mingi muster, mida sa ei ole läbi käinud. Sulle ütleb ka kaart seda, et sina peaksid nagu vaimsel tasandil kedagi õpetama. Näitab sulle lahendust millegi osas, edukat lahendust, jällegi tervenemine, andestamine tuleb siit väga-väga palju kordi sulle välja. Ka edukaart on sulle tulnud, on ju.
et sa saavutad midagi ja kui sinu sees peaks olema mingi küsimus, mis vajab vastust jah või ei, siis selle jaoks, et saada soovitud vastus, ütleb kaart, et sa pead kõrgemalt küsima seda. Ja ma näen seda, et mis ma siin veel näen, ajatemplina võib olla siis 12 päeva pärast sellest hetkest, kui sa vaatad seda video või number 12 mingiks vihjeks või 12 nädalat. Sa tõmbad armastuse elu osas endale ligi seda, kes sa ise oled. Ja kui sa igatsed rohkemat, siis sa pead ise kuidagi ka rohkem olema või rohkem andma. Mul on tunne, et sa nagu tead ilma sõnadeta nagu midagi ja ma jõudsin nende armastuse kaartideni. Teadmine midagi teadmata. See on nii huvitav lause, aga nagu sa teaksid midagi, aga samas nagu on informatsioon või see teadmised nagu poolik. Sa pead nagu laskma kilbi alla ja lubama enda ellu, enda südamesse midagi või kedagi teistsugusemal kujul, ütleb kaart mulle. Nii, mis siin veel on? Sa pead, mitte sa ei pea, aga kaart soovitab, et kuidagi lubama millelgi juhtuda, millel sa nagu juhtuda ei luba või ma ei tea täpselt, mis siin sellega nagu on. Kui sa suudaksid ja kui sa saaksid teha ükskõik mida, see on armastuse elu suhtes, siis mis see oleks, mida sa teeksid, mida sa päriselt tahaksid, keda sa päriselt tahad. Et see vastus on sinu südames, ära hoia ennast tagasi. Elu ei ole selleks, et ennast tagasi hoida. Mine oma hinge järgi ja vaata, mis vastused sa siis saad. Võimalik, et ühe suhte lõpp toob uue alguse. Kas see käib sinu kohta või see käib kellegi teise kohta, kes on sinu läheduses. Kuid igal juhul tuleb vabanemine ja näitab muutust, transformatsiooni. Kellegi elus on nartsissistlik inimene. Ma loodan, et see ei ole sina ise. Võimalik, et kellelgi teisel, kes kuidagi isikliku eluga kokku siis siin puutub, on nartsissistlikud tunnused. Võimalik, et sinu partner on koos kellegagi tööalaselt või kuidagi isiklikus elus keegi lähedane inimene, kes on nartsissistlike omadustega, võib-olla käib see sinu partneri kohta, võib-olla käib see hoopis, miks ka mitte, kui sa oled huvitatud kellestki, kes on suhtes, et siis seal tema partner on hoopis selline, kuid igal juhul on näha, et keegi tohutult kannatab selle pärast, mida nagu vaimselt temale tehakse. Võib-olla oled sina, võib-olla on see sinu partner, võib-olla see on keegi lähiringkonnast. Tegemist on üldise lugemisega, et võtasid see kaasa, mis sa tunned, et nagu resoneerub praegu sinuga. Kirge näitab tugevat kirge kellegi vastu. Üks kaart kukkus maha, üks hetk. Ja siis näitab, et see on nagu siuke eureka kaart armastuse elus, et see on nagu kingitus. Kingitus kelleltki või kingitus selline nagu mingi verstapost justkui. Keegi tunneb, et sa oled teda unustanud, keegi tunneb, et sa oled teda maha jätnud või keegi võib tunda, et sa kaota elust. Võimalik, et keegi mõtleb sinu peale, kes on olnud siis rohkem sinu noorusajas või esimestest sellistest armastustest või suhetest. Kui sa oled jällegi noorem ja sa ei ole nagu nii palju ka kogenud, et siis tahab nagu võib-olla kaart öelda seda, et millegi jaoks ei ole aeg käes, sest olete liiga noored, aga see on ainult sellel juhul, kui praegu juhtub seda gruppi vaatama keegi väga noor.
kuid igal juhul et siia nagu tuleb see, et keegi noorem inimene noorusajast nagu mõtleb või ei ole sinust üle saanud või kuidagi meenutab või tahab nagu midagi kujundada veel sinuga või ühendust võtta. Siin võimalik, et siis selle suve jooksul. Sellised kaardid sulle grupp number 3. Aitäh, et sa oled olemas. Aitäh, et lubasid need kaardid endale siin võtta. Tore, et sa siia kanalile oled sattunud ja ma loodan, et sa jälgid seda kanalit ka edaspidi ning jääd ootama uusi videosid. Ilusat suve sulle! Tere tulemast grupp number 4. See on sinu kaartide juhatus suveks 2024. Ja kõigepealt, nagu sa näed, on kaardid mul ilusti juba segatud ja laua peale laotatud. Ma vaatan tarokaartidega siis kõigepealt üldist energiat sulle suveks, millised on ohud ja millised on võimalused. Ja siis vaatab juba siin ka erinevate teiste kaartidega, sealhulgas siis oraakikaartidega, mida näitavad siis nemad veel toeks nendele esimestele tarokaartidele. Nüüd, mis ma siin siis näen, et üldistes energiates võib olla natukene sul takerdumist. Et siin on sellist pisut konfliktset energiat. See konflikt võib olla kellegi konkreetse inimesega. Siin on näha ka seda, et sa nagu, kas see aega jääb puudu või nagu näitab nagu perioodi, kus sa jooksed nagu ringi, nii palju on kuidagi teha või siis lihtsalt kuidagi sa ei tea, kust otsast alustada ja selline nagu võt see nagu pea laiali otsas ringi käimine nagu tuleb siit välja. Võimalik, et sa ajad nagu taga midagi, tekib sul niisugune tunne nagu otsiksid nõela heinakuhjast, et siis see on siin üldistes energiates kirjas ja võimalik siis ka, et tuleb kellegagi kas tüli või mingit laadi siis selline konflikt. Võimalik, et ka elus on sul mingi niisugune periood, kus lihtsalt on nagu selline võitlus või lahing siis millegagi seoses. Ma näen seda grupp number 4, et sa tegelikult väga tugevasti oled siin nagu sellises esoteerilises või vaimses protsessis tegelikult ning täitsa sul võivad olla ka mingid väga sellised head nagu omadused või võimed või ettenägelikkus sisetunne, mida siis sellel suvel väga hästi saad enda kasuks nii-öelda mängima panna. Ma näen seda, et midagi on võib-olla varjus, mida siin päris sulle grupp number 4 võib-olla ei avaldata kohe ka, et tegemist on üldise lugemisega, ongi keeruline avaldada väga detailselt mingeid asju, mis võib-olla käib ainult ühe inimese kohta, aga ma näen, et sul võib millegi osas või kellegi osas tekkida ebareaalne ootus või soov, mis ei tähenda seda, et need asjad ei võiks ikkagi nagu minna nii, nagu sina soovid, aga võib-olla jah, et siis siin suve jooksul midagi ebarealistlikku võib-olla siis endale nagu ette võiksid kujutada või võid kujutada just nimelt. Ma näen seda, et siin on nagu teadmiste energiat või mingit teadasaamise energiat, et siis see võib ka siin tulla nagu ja näitab, et tulevikku nagu mõjutab miski siin, mis siin siis suvel nagu juhtub või ühesõnaga, et ta on seotud jah, kuidagi siis sinu tulevikuga. Kellelgi nagu oleks ka mingi saladus, mul on tunne, saladused, üks hetk, saladused. Kui sa oled meesterahvas, võib-olla sul on endal mingi saladus, aga kui ei ole, siis võib-olla kellelgi meesterahval sinu elus on mingi saladus. Igal juhul ma näen seda nüüd ohtudena, et võib olla osadel juhtudest nüüd rahateemadega ei pruugi olla kõige lihtsam grupil number 4 või siis lihtsalt kuna rahaasjad tulevad siin ohtudena välja, et siis rahaasjadel silma peal hoida erinevatel töödel, projektidel, millel iganes. Ehk siis ohuna tuleb välja, et tuleb olla väga tähelepanelik ja väga hoolas oma rahaasjadega. Näitab ka seda, et millelgi
tuleb lasta minna. Oota, mul on niisugune tunne, et ta just nagu ütleb, et kui sa nagu mõtled praegu, et millelgi tuleks lasta minna, et siis võib-olla just ei tohiks lasta sellel minna. Kui see nüüd oli loogiline sinu jaoks. Ma näen seda, et sa võib-olla parem ära anna endast liiga palju välja ja võib-olla kõik need asjad, mis on seotud materiaalse eluga siin ka, et rohkem, et ära kindlasti laena kellelegi midagi, investeerimistega osas võib-olla ka tasub oodata. Ja mina näen seda, et võib-olla keegi kasutab sind ära. Et keegi võtab sind iseenesest mõistetavalt ja tegelikult võib-olla sellest inimest on vaja hoiduda ja mul on tunne üldse, siin on keegi teine inimene, kes nagu sinu tähelepanu äkki ka tahab. Või siis ta tuleb alles siin järgneva aasta 2 jooksul. Mis ma veel näen? Mina näen seda, et selleks, et midagi positiivset saavutada, grupp number 4, pead sa kiiremini tegutsema hakkama, sest siin on just see, et võtta sammu haaval, tähendab see kaart, aga kui ta tuleb ohuna ja vastupidiselt, siis on just see, et mida sa ootad, sa pead kiiremini, rohkem, väekamalt, energilisemalt lihtsalt tegutsema. Nii et hakka pihta. Siis ma näen ka seda, et võib-olla sa ei suuda päris hästi nagu manifesteerida midagi, mida sa nagu tahad manifesteerida, et siin on nagu mingi komistuskoht sellega seoses siin selle suve jooksul. Kui ma vaatan siin nagu neid võimalusi, et siis võimaluste kaardid räägivad mulle heast endest. Et see on nagu väga tore. Ma näen seda, et siin tuleb nagu mingi selline rahulaine. Võimalik, et siin ka on kas puhkuse või mingisuguse reisimisega väga head eeldused või planeerimised või potentsiaali. Tegemist on üldse lugemisega, nii et võta siis siit kaasa see, mis tundub sinu jaoks õige. Mina näen seda, et mingi olukord tekib, kus sa jääd tähelepanu keskpunkti. Ja see on ikkagi nagu heas mõttes. Ta näitab maskide langemist. Jälle heas võtmes. Ma näen uut algust sulle, sellist kõrgemat teadasaamist, kõrgemat juhatust, et see on sinu jaoks, sa tunned selle ära, mine selle sisse, sa tunned ennast suurepäraselt ja hästi, et seda näitab ta sulle siin võimalusena. Ja siin on ka seos mingite teiste inimestega, et keegi teine inimene paneb sind mõnusasti tundma ja keegi on söövinud sinu alateadusesse ja koputab seal sinu hingele ja kellegagi mingit potentsiaali või mingisugust saavutamist näitab sulle siia ka. Nii, siis ma näen sulle siin, et midagi on praegu hästi tugevalt varjul ja mitu kaarti ikkagi räägib sellest, et siin on mingisugused saladused ja saladused tõenäoliselt tulevad siin suve jooksul välja. Kaart tahab hästi, et sa läheneksid igale olukorrale armastuse ja rahutundega. Paistab, et siis siin võid olla natuke keevaline. Mina näen seda, et kaart soovitab sulle ikkagi sukelduda tundmatusse ja et sa oleksid rohkem julge. Sa usaldaksid rohkem elu ja et ma näen, et sulle tuleb kõige suurem tasu just selle eest, kui sa julged minna tundmatusse. Keegi võib sind aidata mingis olukorras on näha. Ja aitab sul nagu mingid asja teistmoodi näha või et kuula kellegi juhatust, ta aitab sul asjad nagu paika panna. Ta näitab kas mingit retriiti või siis tervenemist, millega sa ise nagu hakkama saad. Et sa saad jagu mingisugusest keerulisest olukorrast, mis siis võib sulle osaks saada. Ta näitab, et sa saadad kedagi kuhugi. Saatjaks olemine. Ta näitab, vaata siin tulid ohuna nagu külluse asjad välja, aga samas ikkagi oraklikaardist on sulle tulnud infinite abundance ehk siis lõputu külluse kaart. Et ei tähenda nüüd see seda, et 3 suvekuud oleksid nagu täiesti küllusest vabad. Ei ole, küllust tuleb. Ja ma näitab nagu seda, et just nagu kasuta maagiat. Võib-olla küsi minu käest
täpsemalt, kui sul tekib mingi küsimus selle lugemise osas, aga ta näitab, et kasuta maagiat, et äratada midagi, mis äratamist vajab. Näitab, et muuda perspektiivi, et pane oma meeled hästi rahulikuks ja sa näed, kuidas see olukord on tegelikult hoopis teistsugune, kui sa arvasid, et see on. Mul on tunne, et sa pead seda lugemist ühe korra veel kuulama mingi aja pärast, et meelde tuletada mingid asjad. Nüüd, mis ma näen veel? Ikkagi grupp number 4, sina pead hakkama kasutama mingit rituaali või mingit maagiat. Ma olen vahepeal naljatanud, et müüakse igasuguseid jaburaid maagilisi asju, nukke ja ehteid ja värke. Mis nagu tegelikult ei tööta, on ju. Noh, et ikkagi oleneb kõik hästi palju sellest, kas see inimene teab, mida ta teeb või ta ei tea, mida ta teeb. Et mina väga tegelikult soovitan sulle, et ära nagu osta ise mitte kunagi kellegi käest mingisugust pahna kokku, vaid tee ise endale mingi väeasi või väehe, kui see sind kõnetab. Et tegelikult kõige rohkem väge on nendes asjades, mille sa oled ise valmistanud. Ja sa võid kasutada erinevaid elemente, erinevaid märke. Kui sul tekib selle vastu või võid minu käest küsida. Ise endale pead rohkem tähelepanu pöörama. Võimalik, et oled väga uudishimulik millegi osas. Ja tasub minna selle sisse, et rohkem teada saada. Ma näen, et sinu südames on nagu mingi muutus tulemas, et sinu süda on transformatsioonis. Nii et kuhugi igal juhul sinu hing ja sinu süda on transformeerumas siis justkui. Väga tänulik näitab, et oled millegi üle. Sa pead oma intuitsiooni kuulama, aga samal ajal pannakse sinu kannatlikkus proovile. Ja enne kui sa nagu midagi hakkad tegema, sa pead väga hästi ikkagi iga sammu mõtlema, et kas see on õige, kas see on see, mida ma päriselt tegelikult tahan. Ja kui sa tõesti seda tahad, siis mine julgelt. Oluline võib olla siis suve jooksul sulle teisipäevane päev. Ma ajan alati teisipäeva, neljapäeva segi inglise keeles, kui on kirjutatud. Minu meelest see on teisipäevane päev. Ja number 3 tuleb sulle siit välja ka. Ja ütleb, et sa pead oma märgi maha panema millegi osas. Nüüd, kui sul tekib mingi küsimus, võib-olla sul on praegu juba küsimus, millele saaks vastata jah või ei. Et kas see on nii või see on teistmoodi. Siis tegelikult kaart annab sulle sellise vastuse, et selleks, et saada vastust, mida sina soovid, pead sa millestki või kellestki enne lahti laskma ja siis sa saad seda, mida sa tahad. Võimalik, et sul on olnud ka niisuguseid asju, kus sa pead kogu aeg nagu mingit suunda muutma või ei tea nagu mida suunda valida. Et see tuleb veel ka siit välja. Nüüd suhted ja armastus sulle siin suveks. Tuleb sulle sõpruse kaart. See võib tähendada seda, et sa peaksid või võiksid mingi konkreetse inimese endale sõbrana veelgi lähemale kutsuda, paku talle oma toetust, oma sõprust, võimalik, et keegi väga vajab sind ja sina väga vajad teda. Tuleb ka suhete alases elus välja, et ole hästi kannatlik ja mine hästi sujuvalt, mõnusalt ja aeglaselt kellessegi justkui. Ja selline nagu ole hästi vaba, selline nagu kerguse energia tuleb, on ju. Näha on, et sind tõmbab siin kellegagi. See on tohutu magnet. Võimalik, et siin tuleb nagu lahkumine ka. Ei ole, see ei ole, ta on nagu lahkuminek, aga nagu kurbus, kellegi igatsemine või millegi igatsemine. Võimalik, et keegi mõtleb sulle või igatseb hoopis sind või vastupidi. Ta näitab armastuse elus sulle uut faasi tulemas, transformatsiooni, fööniksi kaart on sulle tulnud, et midagi uueneb, miski on muutumises, miski liigub kuhugi kasvu suunas, eks.
nüüd on sulle tulnud lasting love, kestev armastus, täielikult kestev armastus, sinu tõeline armastus, et kas sa oled ta juba leidnud või sa oled ta leidnud, te ei saa koos olla mingil põhjusel või siis sa mõtled, et Mailiaga ei olegi üldse leidnud, et ma üldse ei tea, kes minu see tõeline armastus on. Aga võib-olla tead. Võib-olla tegelikult tead ikkagi. Nii, ja siis näitab siin seda, et keegi, kes nagu sinu peale mõtleb, eks, et ta nagu ütleks sulle, et minu elu ei ole nagu päris nii nagu hea või nagu nii õiges kohas või nii, ütleme niimoodi, et siukest vaimset kannatust näitab talle. Keegi nagu, võib-olla keegi ütleb, et ma lahkusin enne, kui sina oleksid saanud lahkuda. Või siis ütleb keegi justkui mõttes, et ma soovin, et sa minuga ühendust võtaksid, aga ma tunnen, et sina ei taha minuga ühendust võtta, siis mina ei võtta sinuga ühendust. Mingi väga kummaline energia või ma tahaksin seda lahendada, aga ma ei oska seda lahendada, ma tahan, et sina selle asja ära lahendaksid. Et mingi niisugune nagu ping-pong kellegi mõtetes nagu käib. Aga jaa, mul on niisugune tunne, et selle suve jooksul siin hakkavad magnetid kokku liikuma. Aitäh sulle grupp number 4, see oli sinu lugemine suveks. Ma soovin, et järgmised 3 kuud või millal iganes sa juhtusid seda lugemist kuulama, tuleksid sulle fantastilised, ilusad ja soojad. Ole tubli!